raskemaid Võru rallis, mida sa üleüldse sõitnud oled? Jah, vot ma seda nüüd ei oska öelda, kas ta nüüd kõige raskem oli, aga kuna mul see aasta ju võistluskilomeetrit on ainult 150, siis selles mõttes oli ta üks keerulisemaid, et auto on kiire, hoog on suur ja alguses selle legendi vastuvõtmisega oli mul ikka tükk tegemist, et mitme koha peal ei saanud päris täpselt aru, kus me asume ja oli vaja pidurdada seal, kus poleks pidanud pidurdama, aga tänane päev juba selles mõttes läks juba paremaks, et ma sain juba hommikust peale aru, kus me oleme, nüüd oli veel vaja sõit normaalselt voolama saada ja muidugi ega see ilm ka väga kaasa ei aidanud, et esimene pool päevast oli ikkagi suhteliselt ligane ja libe, aga teine pool päevast läks paremaks ja tekkis ka uuesti mingisugune tunne, et selles mõttes kokkuvõttes nagu võib rahule jääda. Kuuajane võistluspaus andis ikkagi päris kõvasti tunda, et kogu ralli ikkagi päris seda tunnet ei saanud kätte, mis me tahtsime, aga tänane vähemalt oli võrreldes eilsega veidikene parem. Eks me teadsime, et meil on hommikul hea võimalus natuke aega tagasi võita, et meil on siit vist kõikidest sõitjatest MM-i kogemus kõige rohkem ja tingimused olid üpriski keerulised, et ütlesime, teadsime, et Georg tihtipeale esimesel läbimisel nii-öelda väga hullu tempoga ei sõida, et siis võtsime nii-öelda oma võimaluses kinni ja kahjuks ei suutnud seda teisel läbimisel korrata, aga see ikka. See hooaeg on sul olnud niimoodi üles-alla, et kas sellel rallil oli ka mingisugune suurem või laiem tähendus? Pigem oli see siuke käe soojana hoidmine, aga ikka on hea kodus alati sõita, et selles mõttes siin on head kiired teed ja ütleme niimoodi, et suuremas osas see aasta me oleme just sõitnud pigem siukseid keerulisi, hästi siukseid autotapjaid teid, et nüüd me lähme ka Kreeka jälle, et vahelduseks alati hea sellise ikka sõita. Pooleaastane paus oli, et ennast ei saanud käima ja ega siis esimene katses ilma truutus oli ikka mõistlik kohe ringteede peal rehvid ära kulutada, et metsas oli natukene keeruline ja ega ei olnud õiget tunnetust ja omavahel ka head klappi ei saanud, et selles mõttes eilne päev läks ikka aia taha. Õnneks täna hommikul sai juba esimesest meetrist nagu tundsid, et klapib see asi ja siis tekib ka see tempo, ja läks kõik nagu hästi. Algselt oli plaanis ikkagi kõik etapid sõita, aga kuna siin autoga oli vähe suuremat korrastustööd tuli teha peale talve, et siis lihtsalt Raplaks ei jõudnud valmis ja sellepärast jäi see vahele. Aga nüüd proovime ikkagi kõik sõidud sõita ja oma ülesannete kõrgusel olla. Meile vihm meeldib, et me saime ennast tegelikult, ma arvan, päris hästi käima, aga meil eile läks kahjuks linnakatsel pool telk katki, mis õnneks jõudsime servisesse ning meie meeskond Autoris tegi megatööd, saime auto korda ja täna saime selles mõttes muretult sõita, et täna saime nautida ja teha oma sõitu. Sõidukogemust on nii vähe selle autoga ja iga ralli, iga kord on nii erinevaid olusid, et nagu kohanemist on nii palju, vaata, et vahepeal nagu natuke tulemust pärsib see, et ei ole kindel oma tegevuses. Aga siia jõudsime vähemalt, see on positiivne. Pidi nagu ära tabama katsel selle, et kus peab ja kus ei pea, vaata, et kus ei pea, seal pidi kindlalt joones olema, kus pidamine parem oli, siis seal võid siis natuke rohkem laiata nii-öelda. Aga eks see ongi siukene kogemuse värk. Ei suut nagu autot usaldada, et me saime küll ta paremaks kui esimene päev, aga ikkagi siuksed pikad kurved kogu aeg üllatas ja saba tahtis sealt ära minna, et oli keeruline, et siukest kindlalt ei tundnud ennast. Me vaatasime, mis konkurendid teevad ja selle järgi valisime nagu kiirust ja lõpuks ootasime ära, kuni kuivaks läks ja siis üritasime nagu hoogu lisada, et see väike vahe sisse saada, aga kuigi ega konkurendid ka ei maganud, need ka kui kuivaks läks tõstsid hoogu, et selles mõttes oli võidusõit peaaegu lõpuni välja. Linnakatsed ei läinud tegelikult päris plaanipäraselt, et ei olnud kruusarefiga varem asfaldi peal sõitnud ja seal andsime väärtuslikke sekundeid ära. Aga kruusakatsed olid täitsa enam vähem, et sai sellise tunde jälle kätte ja ajad olid okeid. Aga ütleme, et see esimene päev oli selline rohkem õppimine siin Lõuna-Eesti Võru üle nukkide minekud, ei usaldnud legendi ja siis sealt väike kaotus tuli.
täna sujus tegelikult väga hästi, et need keerulised ilmaolud tundub, et sobivad meile, meie autole, et jah, et eriti see viimane ring oli nüüd, kui oli natuke kuivem, oli nagu väga hea, et siis sai ka nendele Rally4 autodele lähedale, et jah, ma arvan, et teine päev oli nagu palju kindlam tunne ja läks palju paremini. Siin linnakatse peal alguses auto ei töödanud üldse ja siis vaikselt seal teise katse peal hakkas käima jälle. Ja siis nägime, et kruusa peal me saame sõita seal esikolmikusse juba ennast vaikselt ja siis linnakatse peal läks jälle liiga uljaks, et sai tehtud väike ring seal, et aga ei, lõpp ja kõik ja ütleme nii, et teisel päeval teadsime, et on pikad katsed, et meile meeldivad pikad katsed ja vihmaga eriti veel, et see võrstustab autosid nii palju juba vihmaga. 9. katse peal nägime, et on meie eest kadunud vennad Leukanenid ja 10. katse peal läks Tarmo Sildil väga õnnetult, et pigem oli jah siuke kingitus, et ei olnud oodatud. Et pigem oleks nautinud rohkem, kui oleks saanud ajaliselt seda võitu.